hea vaataja, sa vaatad taas YouTube'i kanalit Kruusimäe kuulutab ja tänases saates, mis on meil 9. mai hõnguline, tänases saates siis, mis on toimunud Tallinna linnavolikogus, kuidas ja mil moel kulgevad need impeeriumimeelsete hilinenud Volbri pidustused meil siis Filtri teel või ka Pikal tänaval. Ja Riigikogust me räägime selles saates siis piirilepingult, allkirja tagasivõtmisest ja välismaalaste seadusest. Loomulikult ka ajakirjandusele anname head nõu. Ajakirjanduse enda asi on aga, kas ta kasutab seda nõu või mitte. Igatahes Kruusimäe kuulutab on sinu ja teiste heade Eesti patriootide teenistuses. 9. mai ei ole enam mägede taga. Tallinna linnavolikogus on toimunud üsna kummaline murrang. Kõigepealt Tallinna volikogu võttis vastu otsused, mis kuulutas kommunismi kuriteod inimsuse vastasteks kuritegudeks. See on üllatav, aga me saame ka aru, et kui Kõlvart soovis valida mingit poolt ja selle poole valikuga läks ikka väga puusse, siis ei ole mõtet enam Tallinna volikogus keskfraktsioonil olla üksi kõikide teiste vastu. Teine märkimisväärne sündmus, mis toimus ja murrang on see, et Tallinna linna siis teenete värgi saab Zelinski, just nimelt Ukraina president. Tuletan meelde, et 2014. aastal ei suutnud Tallinna linn 6 kuu jooksul vastu võtta avaldust Krimmi okupeerimise suhtes. Riigikogu tegi seda kordades kiiremini. Tallinn menetles seda veel sügisel ja sellest eelnõust ei saanudki mingit suurt asja. Oli kuidas ta oli, olukord on Tallinnas aga muutunud. Kuid ajakirjandusel üks märkimisväärne ja tähelepanuväärne infokild, et kella 12. kella 3 päeval korraldab Vene Föderatsiooni saatkond Pikk tänav 19 vastuvõttu. See on väga kummaliste nägude plead. See ei ole nüüd küll päris Pöhvi või Höhvi punane vaip, aga need inimesed, kes avalikult tulevad, näitavad enda truudust ja lojaalsust kurjuse impeeriumile, siis uuriva ajakirjanduse kohustus on jäädvustada need näod päriselt, reaalselt. Aga loomulikult, kui te leiate, et see ei ületa uudistekünnist, siis Kruusimäe kuulutab on kohal Pikal tänaval otse reportaažiga. Marko Mihkelson on juba aastaid unistanud, võib-olla isegi jõuluvanale kirjutanud, võib-olla ka pöördunud kõige vägevamate poole, et tee nii, et kui Eesti ja Venemaa vahel sõlmitakse mingi leping, siis mina saaks olla see allkirjastaja. Need ajad, kui Marko Mihkelson oli veel erakond Isamaa liige ja tuli alati selle mõttega välja, oli minu vastus alati üks: agressoriga lepingut ei sõlmita. Mis tähendas, et Marko Mihkelson oleks pidanud hakkama siis selgitama, et kurjuse impeerium Venemaa ei ole agressorriik. EKRE tegi algatuse, et võtta sellelt kurjalt piirilepingult allkiri tagasi. Milles nagu probleem oli? Probleem oli lihtne. Meie see välisminister Eva ja Maria ja kes seal veel kõik olid, kogu aeg rääkis, et vaja piirileppega edasi minna. Teine üllatav moment oli see, et 2 nädalat enne 24. veebruarit käis Marko Mihkelson Moskvas. Juhtumisi kohtus ühe inimesega, kes 3 nädala pärast juba tegelikult ajas Ukraina ja Venemaa vahelisi rahu läbirääkimisi. See ei tekitanud sellist kindlustunnet, et piirileping on meil unustatud, vaid et kellelgi on soov sellega edasi minna ja sealt ka EKRE algatus. Jah, tegemist oli Vabariigi Valitsusele antava ülesandega, et nad võtaksid allkirja sealt tagasi, mis on tehniliselt natukene keeruline,
aga kui on olemas ühiskonnas tahe, siis saab sellega hakkama. Igatahes Vabariigi Valitsus seda ei toetanud, kuid üllatus, pool tundi pärast seda, kui oli siis otsuse eelnõu Riigikogus menetletud, tuli Marko Mihkelsoni suules pressiteade, et piirileping on nüüdseks unustatud. No shit, Sherlock, see oli juba enne seda unustatud. See oli juba ka siis unustatud, kui Välisministeeriumis kadus viide preambulile, mis viitas otseselt Tartu rahulepingule. See dokument on lihtsalt kohitsetud Välisministeeriumi kabineti vaikustes lihtsalt vaikseks 1 või 2 A4 paberiks. Seda enam, et kui meil on nüüd agressorriik, kes juba sõdib iseseisvate riikidega, ei saa sellise piirilepinguga edasi minna. Vene saatkond tuleks lihtsalt tühjaks saata, kõik nad sealt ära ja majad võib-olla enam pakkumisele panna ning selle raha eest kas ehitame Eestisse varjendid või ehitame Ukraina riigi ülesse. President Karis jättis suure hurraaga välja kuulutamata välismaalaste seaduse. See tegi hea tunde, sest päriselt president märkas probleemi. Kuid nüüd me vaatame, et kas president ikka märkas probleemi või on keegi spindoktor otsustanud seal, et president peaks 2 korda aastas mõne seaduse lihtsalt Riigikogule tagasi saatma, sellepärast, et siis ta jätab sellise mulje, justkui teeks tööd. Eelmisel presidendil ei olnud õigusnõunikku. Võib-olla sellepärast meil eelmisel presidendiga läkski natukene, mitte kõige paremini. Aga Alar Karisel on õigusnõunik, kelle nime ma ei ole suutnud veel nii hästi meelde jätta. Aga me saame selle teada, siis soovitus see. Sellisel kujul ei saa välismaalaste seadus vastu võtta. Miks ei saa? Sellepärast, et seal on just see põhiseaduse riive. Ministeerium on teinud sinna väga suuri sisulisi muudatusi, aga Riigikogu liikmetelt on võetud võimalus teha sinna parandusettepanekuid. Selles ongi see mõte, et kui ministeeriumist tuleb mingi algatus, siis Riigikogu saab seda arutada. Mitte, et üks komisjon häälte enamustega otsustab kõik in corpore, siis ministeeriumist tulnud mõtted kohe kirjutada seaduseks. Nii et presidendi õigusnõunik jälgi YouTube'i kanalit Kruusimäe kuulutab ja ütleb, töö saab olema kordades lihtsam. Usu mind, sest et ka minul oli au olla tollel põhiseaduskomisjoni istungil esindada siis Isamaa erakonda. Nii et ma loodan esmaspäeval 9. mai, kui impeeriumimeelsed kogunevad enda hilinenud sabatile nii filtriteele, kui siis ka koerakoonlased, kes tahavad võib-olla tunnusmedaleid endale rinda saada Pikale tänavale ja ülejäänud progressiivne Eesti rahvas tähendab siis Euroopa päeva võimalikel üritustel hakkab Riigikogus väga huvitav menetlus pihta välismaalaste seadus. Miks ma ütlen, et see on huvitav? See on see, et 5-minutilise kõnega saab esineda iga Riigikogu liige. Kui paljudel sellest seda kõnesoovi on, seda ma ei tea, aga nii hull ta ikka ei ole, kui ütleme võib-olla need valimissaated ja debateerimised, sest et Riigikogu puldis on saadik, tema südametunnistus ja siis tema mõistus. Jälgi, vaata, kes on võtnud kõik 3 kaasa või kes on tulnud lihtsalt mütsiga lööma. Sa vaatad YouTube'i kanalit Kruusimäe kuulutab.